Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks pühendatud paraadil osalevad üksused harjutavad selleks, et nende etteaste paraadil oleks laitmatu. Ämari lennubaasis annab helikopterite eskadrill koosseisus 4 helikopteriga viimast lihvi selleks, et nende ülelend paraadist kulgeks suurepäraselt. Helikopteri eskadrill alustas harjutamist mõned nädalad enne paraadi toimumist. Peale hommikusi rutiinseid tehnilisi kontrolle ja masinate tankimist asuvad meeskonnad omadele kohtadele, et viia läbi viimane lennueelne kontroll, et välistada tõrgete tekkimist õhus olemise ajal. Selleks, et kõik läheks plaanipäraselt, on tarvis umbes tunnipikkustel treeninglendudel teha kõike võimalikult sarnaselt tähtpäeva esitusega. Grupilennu mõistes me harjutame läbi ootetsooniga liitumise, aja parajaks tegemise ja seejärel nii-öelda sihtpunktist täpselt üle lendamise ajalises plaanis. Härra kapten uskus, et tema ning tema kolleegid naudivad paraadil osalemist, jälgides kõike ülalt. Tema sõnutsi on paraadi kohal lennata uhke tunne, kuid veel uhkem on näha maapinnal marssivaid sõdureid ja tunda nendega ühtsust isegi taevalaotuses. Seetõttu soovivad nad enda kullipilgu läbi saadud ühtsustunnet jagada ka teistega. Kui meil on võimalik võtta kaasa täiendavat personali, kas siis kaamerameeste näol, ajakirjanike näol, siis üldiselt me oleme alati sellele vastu tulnud. See oleneb nüüd konkreetsest missioonist ja kopteri konfiguratsioonist. Vaatamata muutlikule veebruarikuu ilmale ei tohiks tekkida ohtu, et just tugeva tuule tõttu ülelend ära jäetakse. Siiski on treeninglendude üks osa see, et harjutatakse lendamist võimaluse korral erinevate ilmastikutingimustega, et olla valmis igal juhul õhku tõusma. Ilmastiku poolest, kui see ilm püsiks ka õigel päeval selline, nagu ta on täna, siis ei tekiks meil sellega mitte mingisugust probleemi. Lisaks kopteri eskadrillile osalevad paraadi õhujõudude demonstratsioonis veel õppereaktiivhävitajad, Balti õhuturvet tagavad Itaalia hävitajad Eurofighter, Taani hävitajad F-16 ja piirivalve helikopterid. Eesti Vabariigile ja inimestele soovin jätku iseseisvusele.